Et meil on tegemist Eesti Looduskaitse Seltsi esimehega, mitte Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse esimehega. Nii, ja juhatuse kandidaate on minu lauale jõudnud ainult üks nimi. See on siis seltsi juhatuse poolt pakutud. Ilmselt seda teed pidi ta minuni jõudis, võib-olla ka volikogust räägitud sellel teemal, ma ei tea, kas on. Ma liige ei ole kummaski organis. Aga kandidaadiks on siis Kalev Sepp, keda te kõik nüüd väga hästi teate. Ja teisi kandidaate minuni jõudnud ei ole. Kas on veel ettepanekuid seltsi esimehe kandidaadi osas järgnevaks tegutsemisperioodiks, see on siis 4 aastaks maksimaalselt, mil toimub siis kindlasti uuesti esimehe valimine. See võib toimuda muidugi ka sagedamini kui täiskogu seda otsustab. Teisi kandidaate ei paista. Kalev Sepp tahab. Jah, ma peaks paari sõnaga enda kohta ütlema, et ega ma ei ole nii tuntud inimene, et te kõik mind tunnete või teate, kes ma oma taustalt olen, et olen hariduselt geograaf, lõpetan Tartu Ülikooli biogeograafina, diplomil on mul kiri biogeograaf, geograafia õpetaja. Olen olnud koolis õpetaja, pärast ülikooli töötanud geograafia kateedris aastatel 1991–1996 kunagises Metsanduse Looduskaitse Instituudis ja alates 1996. aastast Eesti Maaülikoolis. Ja Eesti Maaülikoolis ma olen siis alates aastast 2003 keskkonnakaitse ja maastiku korralduse professor, et juhin ülikoolis keskkonnateaduste ja rakendusbioloogia õppekava ja olen juhtinud ka bakalaureuse- ja magistriõppekavasid ja selles sügisel me käivitame uue õppekava Tartu Ülikooliga, ingliskeelse õppekava keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes ja olen ka selle õppekava juht. Ma ei ole olnud Looduskaitse Seltsis pikalt tegev, et ülikooli ajal olin looduskaitse ringi liige ja ma olen ka üks osakonnatu tegelikult, et tulin juhatusse nüüd juba 4 või 5 aastat tagasi ja ka olen vähemalt olnud Jaan Eilerti õpilane, et nii palju olen temaga tuttav. Ja mis veel nagu Jaan Eilertiga mind seob, et tema oli siis aktiivne IUCN-i peaassambleedes käia ja mina olin siis olnud 20 aastat tegev IUCN-is nii nõukogu liikmena kui ka asepresidendina, nii et rahvusvaheliselt olen päris palju tegutsenud. Ja ülikoolis ma loen siis õppeaineid loodushoid, maastikuökoloogia, teadustöö metodoloogia, keskkonnaseire, keskkonnastrateegia poliitika ja olen juhendanud ligi 100 lõputööd ja juhendanud siis 15 doktoritööd ja hetkel on 10 doktoranti veel juhendamisel. Nii et see on lühidalt kõik. Kes tahab rohkem vaadata, siis võite vaadata Eesti teaduse infosüsteemist, millega ma olen tegelenud ja kui palju projekte teinud. Ja ega see Looduskaitse Seltsi esimehe ametikoht ei ole kindlasti niisugune unistuste ametikoht või ma ei ole kunagi mõelnud, et võiks olla esimees, aga asjaolud on niimoodi kujunenud, et kui Toomas loobus, siis keegi juhatuses pidi selle teatepullega üle võtma ja ma ütlesin küll, et ma võtan ajutiselt, kuna mul on jäänud nagu natuke vaba aega, kuna oli koroona ja ma ei ole 1,5 aastat saanud kuskil piiri taga käia, aga nüüd nagu tahaks seltsile kaasa elada ja panustada natukene, et niisugused mõtted.